Samal ajal kui kõik on keskendunud sellele, kuidas USA Iraani hävitab, on Ukraina jäänud tähelepanuta, kuigi nad pole olnud vaikselt. Kui Iraan põleb, on Ukraina kiskunud lõhki Venemaa kõhualuse seeria vapustavate löökidega, mis sihivad viimaseid asju, mis Venemaad sõjas hoiavad. Venemaa õhutõrje on sama ebaefektiivne kui Iraanis, mida Ukraina tõestas, hävitades järjest sihtmärke. Ja alustame peamisest numbrist. 105 200 Vene sihtmärki. Nii palju sihtmärke tabas Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sirskei sõnul Ukraina 2026. aasta veebruari 28 päeva jooksul. Võrdluseks see teeb umbes 3750 sihtmärki päevas, mis näitab, kui drooni keskseks on Ukraina kaitsetaktika muutunud. Ukraina tabas kuu jooksul peaaegu kõike, mida Venemaal pakkuda on. Uurime märtsi rünnakuid, et näha, kui palju on Ukraina sihtmärkide nimekiri kasvanud. Siiski on olemas üks konkreetne sihtmärkide tüüp, mida Ukraina veebruaris ründas ja mis on ainus asi, mis võimaldab Putini vägedel maapealset survet säilitada. Pilotide positsioonid. Venemaa droonid toetavad tugevalt Putini maavägesid. Pika tegevusraadiusega Shahidi tüüpi ründedroonid pommitavad Ukraina linnu ja sõjalist taristut tagalas, nõrgestades kogu riigi moraali ning jättes Ukraina rindeväed ilma vajalikust, et end Venemaa vastu kaitsta. Venemaa kasutab rindel FPV ja luuredroone, kuid vähem edukalt kui Ukraina, et korraldada reide ja luua surmatsoone, kuhu Ukraina väed ei pääse. Venemaa droonioperatsiooni keskmes on piloodid ning Ukraina mõistis veebruaris, et peab tegutsema. Lõpeta noolte sihtimine, hakka tabama vibukütte. Sirskei sõnul pole Ukrainal võimalik kõiki Venemaa rindel kasutatavaid FPV-droone hävitada. Ukraina kaitsejõududel on mitme rootoriga FPV-drooni kasutamises endiselt eelis, kuigi venelased toodavad üle 19 000 FPV-drooni päevas, ütles Sirskei oma Telegrami postituses, kus ta need arvud avaldas. Kui see vastab tõele, on see suur kasv võrreldes aastal 2025 prognoositud 2 miljoni FPV-drooniga, mis tegi ligi 5500 drooni päevas. Kõiki FPV-droone pole võimalik hävitada, kuid Ukraina saab rünnata droonide operaatoreid. Lõppude lõpuks vajavad isegi parimad FPV-droonid kedagi puldi taha, kes neid juhiks. Pilotide positsioonide kõrvaldamine muudab sadu, kui mitte tuhandeid FPV-droone kasutuskõlbmatuks. Kui Ukraina tegutseb õigesti, kaotab Venemaa rohkem kui vaid positsioonid. Piloodid langevad oma droone juhtides, sundides Venemaad kiiresti asendajad leidma. Venemaa on üritanud koguda võimalikult palju piloote. Sirskei sõnul kavatseb Venemaa tõsta mehitamata süsteemide vägede arvu 101 000-ni 1. aprilliks. Kuid üks asju, mille Ukraina veebruaris saavutas, oli näidata neile pilootidele, kes tegutsevad kaugel lahinguliinide taga, et nad ei ole kaitstud. Ukraina suudab neid tabada ja nende FPV-droonid sõjast eemaldada ilma droone endid hävitamata. Midagi sarnast saab öelda ka kaugmaadroonide kohta. Kui räägime Venemaa Shahedi droonidest, on lihtne eeldada, et neid droone tulistatakse Ukrainasse Venemaa territooriumilt ja paljusid neist ka tulistatakse. Üks peamisi eeliseid, mida Ukraina alade okupeerimine Venemaale annab, on võimalus tulistada Shahedi droone sihtmärkidele palju lähemalt. Okupeeritud Krimmist, Luhanskist või Donetskist välja lastud droonil on Venemaalt lähtuvaga võrreldes tunduvalt lühem lennutee. See tähendab vähem aega ja vahemaad, mille jooksul midagi võiks valesti minna ning Ukraina peab sellega tegelema. Üle 4000 piloodi positsiooni kõrvaldamine kuuga aitab palju kaasa. Venemaa tootis 2025. aasta septembriks aastas 30 000 Shahed-tüüpi ründedrooni, teatas United 44 meedia. Samuti oli neil plaanid seda tootmismahtu tulevikus kahekordistada. Jaanuaris vahendas RBC Ukraina Sirski sõnu, et Venemaa tahab Ukrainale päevas saata 1000 ründedrooni. Venemaa pole veel selleni jõudnud ja Iraani sõda võib olla Putini plaane seganud, sest Iraan varustab tõenäoliselt Venemaad oluliste Shahed-tüüpi droonide ehitamiseks vajalike osadega. Venemaa laseb endiselt massiliselt Shahed-drooni parvivalla. Veebruaris hävitas Ukraina 105 200 sihtmärki, samal ajal kui Venemaa lasi välja 5059 kaugmaadrooni, mis oli 13% rohkem kui jaanuaris. Venemaa püstitas samal kuul ka raketilaskmiste rekordi, kuid sellest räägime videos hiljem. Jää meiega, sest Ukraina ründas ka teisi sihtmärke, millest üks on Venemaa raketitööstusele elutähtis ja me räägime sellest hiljem. Droonide juurde naastes oli Ukraina veebruaris eesmärgiks kogu Venemaa droonioperatsiooni tuum hävitada. Nuuled pole tähtsad, kuigi Ukraina hävitas neid palju, nagu Sirsk ütles.
olulisem on hävitada pilootide positsioonid, sest nooled vajavad vibukütte ja vibusid. Lisades üle 100 000 muu hävitatud sihtmärgi, mille hulgas oli varustus, vägede koondumised, juhtimiskeskused ja palju muud, näeme Vene vägede pidevat nõrgestamist. Ukraina keskendub droonidele, et kõrvaldada suurimad ohud, mida Putini sõdurid esitavad. Seejärel liigume märtsi. Kuna Venemaa droonioperatsiooni tuum on purustatud, ei ole Ukraina märtsis hetkekski hoogu maha võtnud. Kreml võis loota hingetõmbepausile. Putini käsilased kohapeal anuvad, et Ukraina lõpetaks selle logiseva sõjamasina hammasrataste hävitamise, mida Kreml püüab töös hoida. Kuid Ukraina ei ole hoogu maha võtnud. Üks rünnak teise järel lõhestas Venemaa juba märtsi esimese 12 päevaga ning meil on vaid väike valik neist, et näidata Ukraina tõhusat kurnamiskampaaniat. Alustame õhutõrjest. Kyiv Post kajastas 12. märtsil mehitamata süsteemide vägede juhi Robert Provdõi kommentaare. Ta ütleb, et Ukraina hävitas 1. kuni 12. märtsini 19 Venemaa õhutõrjevõrgu elementi, sealhulgas S-300 süsteemi ja ühe Tor-tüüpi õhutõrjeraketiüksuse. SPS linnud on märtsis edukalt osalenud mitmetes õhurünnakutes, mida Provdõi uhkusega 12. märtsi Telegrami postituses näitas. Peaaegu 4-minutilises videos näeme ikka ja jälle sama asja kordumas. Ukraina droon võtab sihikule sihtmärgi. See läheneb sihtmärgile. Seejärel tabab droon otse märki. See on selgelt Ukraina töö. Enamik rünnakuid on salvestatud selle sama relvaga, millega need sooritati. Ja paljudel juhtudel, nagu näeme videos, saadab Ukraina hiljem veel droone, et filmida hävitatud varustuse leekivat rususid. Mis puudutab konkreetseid rünnakuid, mida mainisime, siis Tor-süsteem hävitati Bodjanski lähedal, mis on üks Venemaa poolt okupeeritud territooriumitest Zaporižžja oblastis. NATO nimetab seda SA-15 Gauntletiks, Nõukogude päritolu lühimaa õhutõrjesüsteem, mis on mõeldud kopterite, lennukite ja tiibrakettide tõrjumiseks. Venemaa esitleb Tori tõhusa relvana Ukraina droonide vastu. See, et droonid selle hävitasid, näitab, et 25 kuni 27 miljoni dollari maksumusega õhutõrjesüsteem pole droonide vastu Putini jaoks piisavalt tõhus. Ukraina hävitas S-300 süsteemi okupeeritud Luhanski Borovenki lähedal. Teist Nõukogude ajast pärit süsteemi S-300 kasutab Venemaa sageli selleks, et pakkuda oma väeüksustele ja olulistele sõjalistele objektidele mingisugust mobiilset õhutõrjekaitset. See suudab tegeleda paljude samade sihtmärkidega nagu Tor, kuid lisaks võimaldab see hävitada ka mõningaid ballistiliste rakettide ohte. S-300 on õhutõrjesüsteem, mida Ukraina on 4 aasta jooksul korduvalt tabanud, viimati 12. märtsil, et halvatada Venemaa õhutõrjevõrk. Nagu varem mainitud pilootide positsioonide puhul soovib Ukraina Venemaa õhutõrje hävitada kindlatel põhjustel. Enne põhjustesse süvenemist tuletan meelde, et vaatate saadet The Military Show. Nüüd on hea aeg tellida, kui sa pole veel teinud. Ukraina teatel on sõja algusest kuni 14. märtsini hävitatud 1332 Venemaa õhutõrjesüsteemi. Mis puudutab põhjust, siis see on üsna lihtne. Ukraina peab oma territooriumil looma võimalikult palju turvalisi õhukoridore, et võimaldada sügavaid lööke okupeeritud aladele ja Venemaale endale. See pole ilmselt üllatus, arvestades kui tihti see kanal on Ukraina süvalöögistrateegiast rääkinud. Paljud Ukraina kaugmaa rünnakud Venemaa pihta ebaõnnestuvad, mis võib üllatada. Euromaidan Press teatas juba detsembris, et Venemaa õhutõrje hävitas 90% Ukraina droonidest ja rakettidest. See on tugev tõrjeprotsent, kuid 10% Ukraina kaugmaa relvadest tabavad sihtmärke. Ukraina näeb, et palju raha ja droone raisatakse, kuigi need tabaksid sihtmärke, kui Venemaa õhutõrje ei töötaks. Seetõttu need rünnakud Ukraina tahab aastal 2026 saavutada rohkem edukaid kaugmaa rünnakuid. See takistab Venemaa vägesid, kuna Ukraina sihtmärkide hulka kuuluvad pilootide positsioonid, millest rääkisime. Vene nafta, laod, kütus ja muu, mis hoiab Putini armee töös. Kui võtmekomponente on vähem, on Vene rindejoon palju nõrgem. Venemaal püsivad õhutõrjeprobleemid, sest sanktsioonid on Kremlile selles valdkonnas tõsist kahju teinud. Euromaidan Press teatas sellest. Ka Kyiv Posti detsembrikuu artikkel nõustub, märkides, et Venemaa suurim kaitsevõrgu nõrkus on võimetus hankida õhutõrje võtmekomponente. Ilma komponentideta ei saa ehitada uusi õhutõrjesüsteeme või vähemalt taastatakse õhutõrjet liiga aeglaselt, et kiiresti asendada neid üksusi, mida Ukraina hävitab. Tarneahela probleemid on Venemaa raskesse olukorda pannud.
kas tuua õhutõrjesüsteemid rindele Ukraina poolt hävitatute asemele või jätta lüngad, et kaitsta kodumaale lähemaid sihtmärke. Kõik välisosadest sõltuvad Venemaa õhutõrjesüsteemid, olenemata sellest, kas need on pärit sanktsioneeritud riikidest või mitte, kogevad ehituses suuri viivitusi. Kiev Post väidab, et Venemaa on vaid ühe täpse löögi või sanktsiooni kaugusel, et enam S-400 õhutõrjesüsteeme toota ei suudaks, mis võtaks sõjast olulise relvasüsteemi. Seega, ükskõik kuidas Venemaa nendele probleemidele reageerib, Ukraina võidab igal juhul. Turvalised õhukoridorid avanevad, võimaldades Ukrainal suurendada rünnakuid Venemaa ja selle sõjamasina vastu. Rääkides rünnakutest on meil veel mõned käsitleda, sealhulgas Ukraina rünnak Venemaa raketikeskuse vastu, millele me varem vihjasime. Vaata video lõpuni, et teada saada. Samal ajal on veel üks sihtmärk, mida Ukraina märtsis tabas ja mis toetab nende üldist strateegiat Venemaa rindel nõrgestamiseks – kütuserong. 12. märtsile eelnenud 2 päeva olid Venemaa jaoks üsna plahvatuslikud. Lisaks kaotati 2 õhutõrjesüsteemi. Isegi päeval, mil Ukraina hävitas S-300, hävitati ka okupeeritud Luhanskis laskemoonaladu, mille käigus hävitati tuhandeid mürske ning samuti hävitati Vene suurtükibrigaadile kuuluv remondirühm Jakõmivkas, mis asub Zaporižas. Samal ajal, kui Venemaa tegeles kõigi nende rünnakutega, lendasid Ukraina droonid Luhanski poole, et hävitada Dobžanski sektoris kütuse ja määrdainete rong. On selge, miks see rünnak oli oluline. Kui Venemaa vägedelt kütus ära võtta, ei saa nad tanke ja soomukeid kasutada. See tähendab, et liikuv suurtükivägi ja õhutõrje muutuvad liikumatuks ning võivad muutuda Ukraina rünnakute lihtsaks sihtmärgiks. Ja kuna selle rongirünnakuga süttisid ka määrdeained, kõrvaldab Ukraina ka võtmekomponendi, mida kasutatakse Venemaa sõjatehnika hooldamisel. Kui nad ei suuda tehnikat peatada, saavad nad vähemalt seda kulutada, muutes selle Putini vägedele lahinguväljal vähem tõhusaks ja usaldusväärseks. Huvitaval kombel nägime, kuidas Ukraina kasutas Luhanski kütuserongi rünnakuga Venemaa enda taktikat. Mõlemad pooled mõistavad hästi logistika ja eriti raudteede tähtsust armeede liikumisel. Ligikaudu 90% Venemaa kaubast liigub raudteel, hõlmates nii sõjalisi kui kaubavedusid. Venemaa väed saavad kütust ja määrdeaineid ainult rongiga. Ukraina sõltub sarnaselt raudteest, kuigi on paljudes teistes valdkondades Venemaast tehnoloogiliselt arenenum, kuid Putin avaldab sellele üha rohkem survet. Sõda pidada, olgu siis rünnates või kaitstes, vajab kütust. Pead viima laskemoona ja varustuse sõduriteni, kuid teid ei saa sageli kasutada, kuna see on kallis ning aeglased suured veokid on kergesti sihtmärgid. Venemaa on seda kasutanud alates märtsi algusest. DDV andmetel kinnitas Ukraina raudteettevõtte Buku-Želiznytsia seda 12. märtsi raportis. Sillad ja raudteed saavad pihta, samuti rongid, ning seda kõike tehakse selleks, et takistada Ukraina maismaapõhist logistikat. 12. märtsil hävitasid Ukraina droonid okupeeritud aladel kütuse ja määrdaine rongi, näidates Putinile, et nad oskavad logistikasõda pidada. Venemaa olukord halveneb veelgi. Kui Ukraina ründas droonioperatsiooni keskust ning logistika ja õhutõrjesõlmi, kahjustas see tõsiselt Venemaa raketistrateegiat. Me mainisime seda varem ja Ukrainal oli konkreetne põhjus sihtida Venemaa rakette lisaks tähtsale sihtmärgile. Märtsi alguses korraldas Venemaa taas raketi- ja droonirünnaku Harkivile. See pole suur uudis, sest Venemaa rünnakud Ukraina linnadele on Putini sõjast tavapäraseks muutunud. Kuid selle konkreetse rünnaku puhul oli märkimisväärne see, et Venemaa kasutas uut tüüpi raketti. Izdilja 30 nime kandva raketi ulatus on 1500 kilomeetrit ehk 932 miili ning see suudab kanda umbes 800 kilogrammi ehk 1763 naela tulejõudu. Meediaväljaande United24 andmetel tulistab Venemaa neid rakette nüüd oma territooriumilt Ossu-34 hävituslennukitelt, muutes need väga ohtlikuks relvaks. Nii et Ukraina otsustas midagi ette võtta. 10. märtsil kasutas Ukraina oma rakette, et rünnata Kremnieli mikroelektroonikatehast, mis asub Brjanski piiriäärses piirkonnas. Storm Shadow oli operatsiooni keskmes, kui Ukraina tulistas tehase peamist tootmishoonet 7 Briti raketiga. Rünnaku järel tehtud fotodelt nähtav kahjustuste ulatus viitab, et Kreml on rivist väljas. Venemaa ei saa enam toota rohkem Izdilja 30 rakette, sest Ukraina hävitas tehase, kus toodeti vajalikke mikroelektroonikaseadmeid. Ukraina vastab taas tulele tulega, mis näitab, kui tähtis on, et lääneriigid lubaksid neil oma rakettidega Venemaa sihtmärke rünnata.
Selle rünnakuga nägime, et Ukraina ründas Venemaa strateegia raketiaju. Süda, kõht ja aju on nüüdseks hävitatud. See on Ukraina jaoks oluline, arvestades Venemaa sõjaliste rünnakute ulatust. Polkovnik Juri Ignat, Ukraina õhujõudude kommunikatsiooniosakonna juhataja, tegi selle ulatuse 9. märtsil väga selgeks, vähemalt ballistiliste rakettide osas. Ta ütles, vaenlane kasutab aastatel 2025–2026 rohkem ballistilisi rakette. Talvel oli umbes 18 massiivset rünnakut. Ja seal näeme, et ballistilisel trajektooril lendavate rakettide kasutamine on märkimisväärselt suurenenud. Veebruaris talus Ukraina Venemaa rekordilist raketirünnakut. Venemaa tulistas Ukrainasse 288 raketti keskmiselt üle 10 päevas. United24 meediateatel pole Venemaa alates 2023. aastast Ukrainasse nii palju rakette saatnud. Ja see näib olevat suur märk sellest, et Venemaa hakkab 2026. aastasse sügavamale liikudes üha enam toetuma oma suurtele õhulöögivahenditele. Vähemalt see oli plaan. Kuna Kremli L-tehas on kaardilt pühitud, peab vähemalt ühe Venemaa raketi ja seda veel kõige uuema tootmine peatuma. Veebruaris kaotas Venemaa üle 105 000 sihtmärgi, neist üle 4000 olid piloodikohad. Oluliste õhutõrjesüsteemide hävitamine, kütuse ja määrdainete rongi kaotus ning teised väiksemad löögid, millest oleme selles videos rääkinud, annavad Ukrainale väga eduka 1,5 kuu. Ukraina soovitab maailmal Iraanil silma peal hoida. Seni jätkame Venemaa sõjamasina lõhkumist. Ukraina löögid on 2026. aastal tugevamad ja ulatuvad kaugemale. Kuidas me seda teame? Ukraina on muutnud õhurünnakute reegleid, luues midagi enneolematut. Soovid teada, mille Ukraina on välja mõelnud? Vaata videot, kus selgitame, miks Venemaad ootab veelgi rohkem valu. Kui video meeldis, telli meie kanal, et saada The Military Show uudiseid. Aitäh vaatamast!